mul väga rohkem midagi lisada ei olegi. 3 päkapikku on meil siin käinud. Üks on sellises pakis, üks on seal Omniva pakis ja siis on see nii-öelda päkapiku pakk on ka. Nii et Rein Lang sõimas täna Kuku raadios Kärnerit või? Oi. Ma siis annan teada, kui Rein Lang on jälle oluline või kedagi kotib. Et eks ma siis annan teada. Aga proovime siis kuidagi hakkama saada. Nii, siin on kiri. Ma kohe loen selle ette. Ja siis on selline assortii. Kui Lang sõimab, siis on päev korda läinud. Ka väga õige tähelepanek. Et noh, kuidas ma saaks, ma ju tunneksin, et ma olen mõttetu inimene, kui mõni räpane liberaal mind ei sõimaks. Aga iga kord, kui mõni räpane liberaal või vasakkommar mulle halvasti ütleb, ma tunnen sellest ainult puhast rõõmu. Ja ma arvan, et see on üks minu eesmärkidest ja ma olen sellega jälle hakkama saanud. Nii et aitäh sulle, härra Lang. Ma loodan, et sa terve jõuluaeg ei saa rahulikult magada, vaid mõtled minust. See teeb mind ainult rõõmsamaks. Aga esimeses pakis siis on kiri ja siis on säänsed tooted. Mis me teeme? Loeme ette ka või? No nii, ma pean luuletust lugema. Okei, ma võin luuletust ka lugeda. Jõuluvana punanina hüppas üle laualina kärises, jõuluvana värises. Aga palun, see oli esimene. Nii, aga nüüd päkapikk on pannud kirja kaasa ja ma siis nüüd loen teile siis sellest suurem osa ette. Eks ole? Olete valmis, jah? Nii. Mõtlesin, et jõuluaeg on paras hetk ühe väikese pakiga üllatada midagi, kus on mängu maitset ja mõned detailid, millel on oma mõju. Panin sulle sekka paar maitseelamust, erinevad, aga mõnusa iseloomuga, natuke soolast, natuke magusat, mõned nüansid, mis tundusid lihtsalt sinulikud. Lisasin sekka ka paar detaili, mis tundus sinuga hästi sobivat. Pakis on midagi ka sinu 4-jalgsetele, tundus loogiline, et jõuluajal saavad nemadki oma osa. Loodan, et see pakk toob muige ja natukene head meeleolu. Soovin sulle mõnusat pühadaega ja häid hetki ka uuel aastal. No võt, see oli kiri ja paki sisu on siis nipa-napa. Aga ma juba näen ümbrikut, eks ole. Ja mina kui vana, võib juba tänaseks võib juba öelda, et vana poliitik, eks ole. Ma olen juba, ma küll pole oma esimest palka kätte saanud, aga ma olen juba sisuliselt, ma olen juba vana poliitik, eks ole. Ma olen juba pikalt sellega tegelenud. Nii et sisuliselt, mul ikkagi, minule kui vanale poliitikule ikkagi ju ümbrikud lähevad väga selgelt korda ja sealt ju saab alati pistist, nii et loodan ka seda täna saada. Ühesõnaga, ümbrik on tühi, aga ümbriku sees on siin supersumm kullapada ja siis on mingisugune talu 2026, nii et ma arvan, et tuleb hakata siis kuskilt otsast minema, eks ole. Hakkama ka kraapima. Ma nüüd küll ei tea, kuna ma ei ole, kust ma münti saan, ma pean nüüd mõtlema korra. Oota, ma lähen vaatan korra. Ma arvan, et võtame selle raamatu Aitame sind ministriks, eks ole, sest see minust saab ja hakkame siis aga koos vaikselt siit kraapima siis. Mis siin on? Supersumm peavõit 35 tonni. 3 TV-märki viivad telemängu. 3 sama arvu annab võidu ja leides väljalt 3 mesilast oled võitnud 5 euri. No nii. Opa. Oot. Okei, telekasse me ei saanud. Nii, mäng 2. Tonn, 3 tonni, 10 ja 2, nii et ka sealt midagi ei saanud. Väga hea ja mäng 3, leides väljalt 3 mesilast oled võitnud 5. Ma näen kahte mesilast.
ja lill. No väga hea. No ega ma ei tahtnudki võita selles suhtes, et mulle meeldibki kaotada, nii et aitäh teile. Aga palun, siin on, ma ei tea, kui hästi te näete, et ta vist väga hästi ei zoomi. Aga ühesõnaga, sellega läks nii nagu alati. Järgmiseks mänguks kullapada. Nii, mis me siin tegema peab? Leia realt oma õnnenumber ja võida näidatud rahasumma. Milline see õnnenumber on? Mis see tähendab? Õnnenumber? No ma ei tea, hakkame lihtsalt kraapima ja siis vaatame, mis saab. No. Kraabi kõik lahti, ma mõtlen sama nagu. Miks backupik mulle mingi kaotaja mängute jäänud? Leia mängunumbrite hulgast oma võidunumberi oled võitnud näidatud rahasumma. Okei, vaatame, mis minu number on 27. Nii. Ja nüüd me peame leidma 27 või? Nope. Oli 23, 29 ja 12, nii et me saime jälle üle. Väga äge. Mäng number 2, leia kala ja oled võitnud näidatud rahasumma. Nope, telefon. Äge. Ja mäng 3, leia 3 ühesugust sümbolit ja oled võitnud näidatud rahasumma. Äge. Mitte midagi. Kõik boonused ka kaotasid, nii et noh, siin ta on teie ees. Kokku, mis see siis teeb siin? Praegu me suutsime mingi 3 minutiga kaotada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 erinevat mängu suutsime kaotada. Väga hea. Ega võit olekski ju palju tahetud. Ju siis veab kuskil mujal. Vähemalt loota ju võib. Nii, aga nüüd hakkame siis kuskilt otsast, ma arvan, et vaatame, kas me teeme testi ka või, ehk siis kas ma nagu pean kõik asjad nagu lahti rabama või. Kuivatatud kana, rinnafilee, viilud, chili, pipp. Mida vittu, sa ei luba mul mitte midagi teha. Rev pani mulle 6-7. Ta on mind nii maha surunud. No tänud sulle peremees Rev, aitäh sulle. No ma väga tänan, aga meil jäi siin pooleli, eks ole, Revi, ära sega, me hakkasime just sööma mingid kana, mingeid rinnafilee viilakaid, eks ole. Igatahes siin ta on teie ees, chicken go. No nii, nüüd ma saan need kõik lahti rebida, et siis nad pärast oleks mingi ära kuivanud. Ja need näevad mingid sellised välja. Nüüd näevad välja nagu mingi oota, need on koerale. Käib ka. Ja tegelikult need on inimestele. Rahu nüüd. No ma ei tea, no. Need näevad välja nagu mingi kananahk. Kuidas maitse on? Maitse on nagu, ma ei tea, mingi kana maitseaine. Nii et ma ei tea, ma ei saa öelda, et need oleks ühed mu lemmikud lihtsalt sellepärast, et nad on nii õhukesed, et täpselt siuke, keegi kirjutas ka, et nagu tammeleht, jah. Et see maitse või nagu see tekstuur on täpselt nagu söökski mingit lehte. No, ja siin on samamoodi, ainult et see on nüüd kollane ja see on juustu maitsega. No nii. No ma ei tea. No veits on küll. Aga ma ei tea, see on ikka veits mingi imelik kraam, ma ei hakka üldse valetama. See on... Ütleme nii, et halval ajal käib ka. Kui ma peaks ütlema, et kumb parem on, siis pigem see punane on parem, sellepärast et punane oli mingi chiliga, vaata siis noh. Maitset oli nagu rohkem. See juustu omad, üldse need juustu omad
noh, nad nagu see juustu maitseaine üldiselt lõhnab. Ta lõhnab nagu mingisugune vana sokk. Siis seda süües on nagu siuke, noh, siuke sokimekk on see. Aga siis on no Wavy Pork Ham. No nii. Nagu vorstiviilud. No see juba lõhnab. See juba lõhnab. No see on juba kraam. See on kraam. See on juba normaalne asi. No see on juba hea kraam. See on hea kraam, jah. No. Selle peale juba, see on juba sakutška, no. Selle peale võib juba, kurat. Selle peale võib juba välja kallata. Kuulge, mis nii elul viga? Sellised juba võib teha. No. Eesti Vabariigi terviseks. Haip. Häid jõule, mehed. Nii hea. Väike lauaviin põue, kui ma lähen volikokku, et siis oleks natukene julgem minna. Ma tänan selle eest. Väike energiabaar. Mis see tähendab siis? Energia, karamelli, maapähkli, energiapatoon. Ma ei hakka seda küll lahti tegema. Siis need lähevad mingi kõvaks. Aga ma 100% söön selle ära, sellepärast, et enne trenni on alati hea, kui sa tõmbad ühe väikse energiapaugu endale sisse. Siis on hea trennid ja väike pipranaps ka meil siin. Väga hea. Need kõik kuluvad meil volikogus või komisjonis ära. Ärge üldse muretsege. See on ainult aja küsimus. Kuviki proteiin. Oi, pasa. No jah, ma tegin ta lahti. No eks me siis peame natukene ammustama. No. Okei, samas ta ei ole nagu päris lahti. Mida vittu? Sa ei luba mul mitte midagi teha. Sa ei Kalkar! No tänus peremees Kalkar, aitäh sul. Teate, ma ikka mõtlesin ümber. Ilusaid algavaid pühi peremehed. Teate, kuna neid energiapatoone, eks ole, neid mul kulub, sellepärast, et kui ma trenni lähen, eks ole, siis enne trenni mulle meeldib neid süüa, sest siis ma tunnen kohe, et mul on rohkem energiat. Nii et siin ei ole mingit, siin teibime kokku tagasi, eks ole, siin ei ole mingit lolli mängimist, eks ole. Väga hea. Igatahes ma annan tulevikus teada, kuidas oli. Nii, aga järgmisena siis no chicken snacks. No nii. No ühe ikka võib. Nagu päris. Väga hea. Läheb, ei ole küsimus. Oota, mida? Need on koertele. Väga hea. Nii. No, pepperoni jerky sticks. Hääd jõulu. No nii. Säänne pakk. Ja eelmine oli säänne. Mäv Raik pani sott-teuri ja kirjutas häid jõule minister või? Ma tänan. Koht üle, nad ei tee seda nagu sina ja mina. Aitäh sulle, Mäv Rait. Suur tänu. Koht üle, nad ei tee seda nagu sina ja mina.
See on tummisem, see on tummisem. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. See on tummine tükk on see. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. Häid jõule, minister. See on päris. No asjad, noh, sorry, aga ma arvan, et kõik me oleme piisavalt palju parmu pannud, et me teame juba, et need maitsevad hästi. Ei ole midagi teha, aga tõesti, Mävraid, suur tänu sulle, Kalkar ja Peremees Rev, aitäh teil mehed. Tõesti, suur tänu, kotid. Nii. Mis järgmisena? Ma ei tea, mis norra keeles see on nüüd siin siis kirjas. Mida vittu te teete nagu? Kalkar pani ka sott-teuri või? Kas te olete kunagi näinud, kuidas mees ennast tunni aega surnuks joob päev? Täna on see päev! Ma tahan puhkust koht üle. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. Näe küll. Meeleoluga takkise iga kord. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. Viimane! Sina ja mina. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. Nad ei tee seda nagu sina ja mina. See on viimane ausalt. Ma luban teid. Eesti esindaja. Aitäh sul, Peremees Kalkar, suur tänu. Sinu terviseks, teie kõigi terviseks, Eesti Vabariigi terviseks ja muidugi häid jõule ja ilusat aasta lõppu, eks ole. Nii hea oli. Oi, see oli eriti hea. See oli mu lemmik tänase õhtu lemmik, ütleme nii. See oli nagu super hea lausa. Nii. Sinu 4-jalgsetele sõpradele on siin. No nii. Need on eraldi ära pakendatud, sest siin oli juba vist... Mulle tundub, et nad võisid juba eeldada, et siin vastasel juhul, kui nad ära ei pakenda eraldi, siis ma oleksin võib-olla neid juba ise ära söönud või vähemalt proovinud. Aga Meat Jerky Grain Free, eks ole. No ega selles suhtes, et alfa. No nii. No nii, teile ka siis väike Meat Jerky Lamb Salmon. No nii. Ma suurt tampsu ei hakka võtma, aga noh, ega selles suhtes, et kui koer ära ei tapa, miks ta siis inimest peaks, eks ole? Nii hea. Charlutt hakkab mingi koera toitu sööma ja mingi hakkab eest ära võtma, siis kunagi ei tea, kuidas koer käitub, vaata. No ma ei tea, Alfil igatahes terve põrand on juba täis ilastatud, see saab tähendada ainult seda, et see maitsis. Anname siis, mis asi see on? Anname Juicy Bites või? No. No nii. Oi kui hea! No tead, ma arvan, et ma ise nagu ei hakka proovima. Aga noh, see on tõesti hea kraam. Ja miau. Oi. No. Miau. Vaata. No see läheb. Oi, see on hea kraam. No see on hea kraam. No ühesõnaga, ma lähen panen talle selle kuskile kaussi. Ja küll Alfile anname ka ühe veel. Ta on siin kõik rõõmsalt täis ilastanud, nii et ühesõnaga läksid asja ette, mis ma oskan öelda. Miau, tule siia. Miau. Tule. Miau.
nii, aga tundub, et loomadele käis kah halval ajal. No nende jaoks ka siin järgmine siis siuke poole aasta toit. Poole aasta toit. Rohkem ei saa. Ega meil siin ei ole head ajad, eks ole. Majandus on languses. Ajad on kehvad. Loomad söövad seda, mida on, eks ole. Ja meil ei ole midagi. Meil ei ole midagi. Nii kahjuks on või õnneks, eks ole. Tuleb hakkama saada. Nii, aga ma viskan selle prügi, panengi otse siia sisse. Nii. Söögu rotte keldrist, väga õige. Vaadake ise. Mina saan küll ise hakkama. Miks loomad siis ei peaks saama? Nii, siis on pandud meile siin väike konn kaasa. Kas see on see natsikonn, millest seal ETV-s räägiti või? Et Chris Kärnerile meeldivad konnad. Ja et konnad on mingisugused natsisümbolid, mis tuli välja. Nii et no igatahes ma tänan selle natsisümboolika eest teid kõiki. Las ta siis olla seal. No kui ta on nats, siis ta on ainult nats, nii et ma arvan, et ei ole hullu. Peaasi, et ta ei ole sots. See on kõige tähtsam. Ja no veel hullem kommunist või marksist, eks ole. Aga noh, proovime siin kuidagi hakkama saada. Ühesõnaga, meil on siin mingi bondönerid. Ma ei tea, mis asjad need isegi on. Need on mingisugused röstitud põltoad hapukoore ja sibulaga ja röstitud põltoad merisoolaga. Kilokalorid. Kilokalorid 437 kilokalorit 100 grammi kohta. Peremees Nupsiku Pupsik pani ka 5 kümpsi. Soovin sulle rahulikku jõuluaega, meeleolukad aastavahetust ja ainult õnnestumisi uuel aastal. No, mis mul üle jääb, kui ainult õnnestuda? Nii. Põhimõtteliselt need on siis sellised mingid nagu krõpsulaadne kraam. Ja need on põltoad hapukoore ja sibul maitsega. Need maitsevad täpselt nagu krõpsud, nagu 100%. Nagu tavalised krõpsud, jah. Nii, selle samamoodi ma nüüd tõmbasin selle rõõmsalt nii lahti. No nii. Te peate ütlema, kui ta hakkab nüüd seinu kraapima, siis te peate mulle teada andma. Ära tule siia. Ta tuleb laua peale. Nii. Sõduri suu täis. Kuuled või? No nii. Kas kellelgi on seda Hassani, seda elektrikaela ketti või? Nii, aga siin ta on. Tavaline tõenäoliselt šokolaad, ma ei usu, et midagi erilist on. No, selles suhtes. Söön nagu loom, eks ole. Ja nüüd pakime ta kokku tagasi ja siis me võime kellegile jõuludeks veel kinkida selle. Ja siis ta vaatab, et oi, keegi on natukene nokitsenud otsast. No, võib-olla olid rotid. Nii, väga hea. Maitses nagu šokolaad. Ja kusjuures ta ei ole tavaline šokolaad, vaid ta on šokolaad rosinatega, nii et tõenäoliselt siin on meeletus koguses kilokalorid, jah, 550 kilokalorit. Väga hea, läheb enne trenni hea paugutada. Noh, tahab minna. Ei taha. Okay. Siis on Nopri šokolaad. Ma vist seda olen söönud, see on see juustu šokolaad, ma vist olen seda... Jah, on jah, juustu šokolaad, jah.
see on põhimõtteliselt niimoodi, et oota, ma vaatan, kas ma saan võib-olla näidata teile kuidagi. Siin on nagu mingi kõva juust on sees. See tundub, näe, siit on näha põhimõtteliselt. Kuule ta. Siin on niisugused juustutükid on sees. Kuule ta. Millal söök tuleb? Hype, pühi hääl. See on minu kraam. Jah. Maitseb täitsa normaalselt, kuigi see tundub nagu mingi rõve, et mingi juustušokolaad, aga kuna see juust on nagu kõva juust ja ta on soolane, siis sa nagu, ja šokolaad on nii overpowering, siis sa nagu väga ei tunne. Ja siis on Tartu šokolaad ja see on siis käsitöö tahvelõlle ja viskiga. No, mis mul selle vastu saab olla? Mis mul saab selle vastu olla? Kui ma selle saaks kuidagi lahti. Nii. Ja võtsin väikse tükikese, siin on nagu kõva šokolaad on ümber ringi ja siis on mingi pehme šokolaad nagu vahel. No ja see on nagu lapsepõlves. Mäletate, olid need mingid alkoholiga mingisugused jänesed ja asjad. Mingid siuksed šokolaad oli nagu ja siis alkohol oli sees. Vaatame, et ammustasid jänkul pea otsast ära ja siis kallasid alkoholi endale suhu. Noh, selles lapsepõlves, selliselt lapsepõlves sai, lihtsalt sai leitud neid kuskilt kapi otsast, selles suhtes, et mitte, et mu vanemad mulle seda ostnud oleks, aga seda lihtsalt kuskilt niimoodi kogemata niimoodi sattus. Siis on mangokuubikud külm kuivatatud. No nii. Okei, see on päris hea tegelikult. Esimene pauk on veits imelik. See on veits harjumatu tekstuur, see on nagu mingi... Mida äkki, sellel on ka 380 kilokalorit 100 grammis. No see on 15 grammi muidugi. Nii, ja siin on veel mingi kingitus. Kass, palun, jäta mind rahule, mine ära. Nii. Paneme selle kraami siit kuidagi niimoodi tagasi, et siis võib-olla see kass nagu ei kooserda siin. Kuule, palun, tõmba normiks. Halloo. Nii. Nii. Ja nüüd on viimane kingitus. Kuuled või? Täiesti persest. No ma ei saa näidata ka teda, ta on siin mingi pikutab siin juba. No jah, kuuled või? Tüüp paneb YouTube'ist tümpsu meil siia. Rahu nüüd, on ju? Oh, jah. Nii, aga ühesõnaga, me jäime kuskile siin pooleli. Mõtlesin, et see stiil sobib sulle hästi. No nii. Ja tegu on siis... Assa nugis, see ei ole mitte ainult lips, eks ole, mis on ainult alguses silmapilgul just kui nagu tundus, vaid siin on oot. Okei. Ma mõtlesin, et lausa Eesti mansetinööbid, aga seekord veel mitte, aga siiski mansetikad. Mul endal on ainult ühed, nii et mul on hea meel. Et mul on vähemalt üks
paar veel. Ja ma ütlen ausalt, et need näevad paremad välja kui need, mis mul on, mis said kunagi ostetud. Ma ei hakka valetama. Viimased mansetinööbid said mul ostetud... Viimased mansetinööbid said mul ostetud põhikooli lõpu. Hei. Pane siit jooksu. Jätta mu lauaviin mulle rahule. See on minu lauaviin. Eks ole. Viimased mansetinööbid said mul ostetud... Ei, ma ei saanud mansetinööpe, vaid viimased mansetinööbid said mul ostetud põhikooli lõpuks. Ma sain sünnipäevaks, sain lipsunõela, ei saanud lipsunõela ka. Mis ma sain sünnipäevaks? Need rinna või ma ei tea, kuidas seda kutsuda. Need nööbid nagu. Ja ma ei tea, kas sa oled Immortike näinud kuskilt TV3-st, ETV-st või kuskilt mujalt. Aga on kogu aeg olemas olnud, olen kandnud. Nii et iga kord, kui sa mind kuskil eetris näed, siis saad vaadata ja nautida, eks ole. No kui ta on? Nagu päris või? Lubab küll. Lubab küll, lubab küll, lubab küll. Väga hea. Ma mansetinööpe praegu ei saa kasutada, sellepärast, et mul on vaese inimese särk praegu seljas. Sellel on nööbid. Aga ma kindlasti kasutan neid lihtsalt sellepärast, et need on ilusamad kui need, mis mul on. Nii et tuleb kasutada. Tuleb kasutada. Seda karpi ma jätan selle karbi igaks juhuks alles, tead. Siis mul on, kus neid asju hoida. Nii, lips on ees. Nüüd on hea olla. Nii, selle prügikasti ma jätan siia. Ma lähen viin teise lipsu ära, muidu see äkki siin, ma ei tea, saab kannatada. Ja siis selle kasti ma pakin ka käbe kokku. See on minu jõululaud, eks ole. See on minu järgmised... See on kuni uue aastani. Ma pean selle toiduga hakkama saama, eks ole. Nii. Miks toas uks lukku keeratakse või? Kast teeb uksed lahti muidu. Nii. Luuletus number 2, eks ole. Jõuluvana tuisand teega. Sõitis uhke BMW-ga. Vaatas üles, nägi kuud, sõitis vastu jõulupuud. Pole tänu väärt, ma olen siin 5 korda nädalas, eks ole. Nii. Nüüd, aga enne kui me järgmise paki avame, eks ole. Sa ei luba mul mitte midagi teha, sa ei arva... Kalkar pani veel 50. Häirekeskus, tere, mis juhtus? Mu mees on mõrvar. Mis see pits mehele teeb? Väga õige, väga õige. Ei tee miskit. Mis see pits mehele teeb? 5 viina on minu piir. Anja. Nüüd aga... Enne kui me lähme järgmise kasti juurde, järgmine kast on kõige suurem kast ja sellega seoses mul on üks ülestunnistus, eks ole. Nimelt. Selline lugu. Käisin mina eile poes, eks ole. Ja ostsin poest sealt igast söögikraami. Ja tulin koju ja hakkasin mina tatart vette keema panema, eks ole. Ja näe imet. On ju. Tatart ei olnudki. Ja noh, kuda ma nüüd ütlen. Mul olid väiksed eelmaimdused.
kui nii võib öelda. No väikesed, pisikesed eelaimdused, eks ole. Et kuna sünnipäeva tatar sai siin vahepeal otsa, eks ole, ja noh, oli nagu väikest viisi nagu justkui lootus, et äkki on ka päkapikud tatart kaasa pakkinud, eks ole, siis noh, võib-olla. Ma lihtsalt korra tegin paki lahti, võtsin sealt tatart ja siis panin paki kinni tagasi. Ei no võib-olla. Aga ma ei kinnita ega lükkagi ümber. Aga noh, eks me kohe saame näha. Ja siin ta on teie ees. No nii, heteroseksuaalid. Hakkame siis kuskilt. Väga huvitav, nagu siin pakis nagu oleks käidud. Noh, pane siis mina. Siin pakis nagu oleks käidud. Väga huvitav. Aga ärme lase sellest ennast nagu heidutada, eks ole. Ärme lase. Nii, aga hakkame kuskilt otsast pihta siis. Ma ei tea, mis siin on, aga mul on üks... No ma tean selgelt. Kui ma nüüd niimoodi vaatan, siis ma tean. No niimoodi, kui te vaatate, mis siin sees on, siis te juba saate aru. No niin. Kus me ta paneme? Siia ülesse või? No see on parim, mis ma hetkel teha saan. Ma kahjuks paremaks praegu ei saa. Peab praegu sellega hakkama saama. Ja ühte asja ma ütlen, et kuigi te näete, mul seal üleval on G-Fuelid, siis tead ütlen ausalt, jooge vett. Ärge jooge mingisugust kordi Hiina keemiat endale sisse. Jooge kas vett või kui te tunnete, et on vaja desinfitseerida, siis jooge laua viina, eks ole. Et 2 asja ja nendega te saate terve elu ära elatud, ilma et te peaksite tegelema mingisuguste rõvedustega. Nii, aga esimese asjana ma juba näen, siit piilub üks Baltiksi tatar. Nii, siin ta on teie ees 400 grammi. Kirjas on 4 korda 100 grammi, aga mingil põhjusel on siin ainult 2 korda 100 grammi. Väga huvitav. Ma ei tea, selles suhtes, et päkapikud ikkagi teevad ikkagi mingit imelikku värki, ma ütlen ausalt. Päris ikkagi niimoodi ei saa. Et järgmine kord ikkagi, et paluks ikkagi täis pakki või nii. Ikkagi täis pakki või nii paluks järgmine kord, jah. Nii, aga... Okei, alustame kuskilt siin. Väike Haribo Gold Bears. No seda teevad kõik, kuidas see mekib 21 pakki. Ma ei tea, kas teil on mingisugune kindel nagu plaan mind nagu rasva sööta või mis see teema sellega on, et te mulle mingit kummikomme kogu aeg saadate? Mis teema sellega on? Nagu jaa, mulle tõesti maitsevad need, aga nagu... Ma siin käisin kaalu peal, teate, mehed. Ma käisin kaalu peal. Ja ma vaatasin, et ma olen niisugune kilo olen juurde võtnud teie kurdi kummikommide pärast, eks ole. Nii et väga problemaatiline. No ma ei hakka neid avama. Sest kui ma T-särgi seljast ära võtan ja trussikute väel mööda korterit ringi kõnnin, siis ma tahan neid üksinda nautida siin pimedas korteris. Reindeer. Nii. Siin on veel Haribo Christmas, Merry Christmas, Haribo Macht Kinder Froh. No võt, Haribo teeb lapsed rõõmsaks. Ideal für deinen selbstgebastelten Adventskalender. No võt, tehke ise advendikalender endale. Nii. No minul läks, nüüd mul läks küll, tuju läks kohe 2 korda paremaks, kui see enne oli. Teate mis?
ma mõtlesin, et mul on kodus ainult circa 5 liitrit lauaviina. Aga õnneks ei ole. Nüüd on 1,5 liitrit veel juurde tekkinud. Nii et me oleme lähemal juba 10 liit. Ossa nugis. Rahu. Rahu-mahu. No. Alkohol ei ole mänguasi, mehed. Nüüd ma olen juba lähemal 10 liitrile, eks ole. Nii et ma väga tänan sellest lauaviina kogusest, noh, mõne nädala saab hakkama. Noh, pikalt tõenäoliselt ei jaksa, aga ja noh, jääb nagu väheks, aga no mõne nädala ikka. No aastavahetuseni äkki, vaatame. Et aastavahetuseni äkki mängib välja ja noh, nipa-napa on ju. Nii, aga siin on väike, no, piimašokolaad. Piimašokolaad. Nii, paneme niimoodi siis. Ja siin on veel mingi, mis asi see on? Head uut tulihobuse aastat. Aga tavalised šokolaadid on need. Jah, tavaline šokolaad. Ma mõtlesin, et see on mingisugune... No, need on ka täiesti tavalised vist on. Nad on lihtsalt need kuldmüntidena nii-öelda. Ja, tavaline. No, mis te arvate, et mina ei söö või? Nalja teete või? Kõik söön ära. Mehed. Nii. Oi. Enne ei näinud. Frohe Weihnachten. Haribo macht Kinder froh. In den fruchtigen Geschmacksrichtungen. Erdbeere, Zitrone, Orange, Kirsche, Apfel ja Himbeere. No, nüüd te teate maitseid ka. Kauneid jõule kummikommid, 200 grammi ja 338 kilokalorit. Ainult. Nii, aga siin on veel tatart. Ja huvitaval kombel Baltiksi tatart. Ja kui ma nüüd niimoodi katsun, siis tundub, et see on nagu täispakk. Väga huvitav, et üks pakk lahti oli. Väga huvitav. Nii, ökotatar. No. See on raudselt mingi 100-eurone tatrapakk või? Või mis see tähendab? Ökotatar. On see hea kraam või? Tatar on tõeline Ida-Euroopa imetoit. Selles suhtes proovin ja annan teada. Toortatar. Vaat see on nüüd küll siuke kraam, mida ma ei ole kindel. Vaat see on nüüd küll mingi imelik kraam. Seda ma vist ei ole isegi, ma ütlen ausalt, siukest asja ma vist isegi ei ole söönud varem. Aga proovin ja annan teada. Ja siis on Posto basmati riisi. No, kust te teate kõike, mida mina söön? Kus teil see nagu kõik siis teada niimoodi on? Kes teile seda siseinfot jagab, ma ei saa aru. Igatahes, no ma tänan, see on siuke toiduabi klipp, et ma väga tänan. No sellega ma saan, las ma nüüd mõtlen, see on siin 4, 8, oota, palju siin sees on? 12, 14, mis siin, palju siin on? 14, no ütleme, et 19 toidukorda, noh, sellega saab siuke, noh, ütleme, et mingi 2 nädalat circa saab läbi, noh, natukene vähem. Ei ole lugu,
Saame hakkama. Vaata, rasked ajad, eks ole. Rasked ajad nõuavad... Rasked ajad, tatart ja lauaviina. Ei ole lugu. Saame hakkama. Tatra sisse kummikomme ja lauaviina peale. Ei ole küsimus. Teeme. Eks ole. Ja oi. No, kus meil on ikka boss siin ikkagi pannud paki kokku. Ikkagi Brasiilia Pauligi kohvi ka veel. Ei no see on ikka härra meil. See on ikka härra, jah. See tuli siin, ma ei tea, ikka mingit 10 € kohvi meile siin kinkima. Okei. Oi, no mis ma oskan öelda? Eks ma siis teen oma 20 € Lidli masinaga teen endale Brasiilia kohvi ja eks ma siis naudin. See on hetkel alles või? See isegi ei ostnud täis hinnaga või? On ikka jõuluvana küll. Pettumus, aga noh, eks ma siis saame kuidagi hakkama. Mis ma oskan öelda? Tuleb ju kuidagi hakkama saada. Nii, ja siin on veel üks pakike, aga ma panen need asjad siia praegu sisse tagasi. Nii. Papa. Nii, ja lauaviin, no muidugi. Lauaviin. Nii pidi. Nii. Paneme selle ka korra. Põmm tagasi siia sisse ja nüüd. Mingisugune valge karp. No nii. No selle järgi juba näeb ära, et tegu on mingisuguse kruusiga. No nii. No nii. EKRE kruus või? Kahjuks või õnneks ei olnud, ma ei tea nüüd kumb. Ma nüüd ei oska võtta seisukohta, et kas see on nüüd kahjuks või see on nüüd õnneks. Aga siiski ei olnud. Selle asemel on ülemuse kruus, mille toiteväärtuseks on portsjon, üks fantastiline ülemus. Päevane väärtus protsentides. Juhi oskus 500%. Teadmised 1000%. Otsustavus 500%. Suhtlemisoskus 100%. Puhkus 1% ja kofeiin 200%. Ja tärniga on siis lisatud, et koostis võib varieeruda sõltuvalt personali tulemuslikkusest. No võt, see on ülemuse kruus ja tead, see on suht suur kruus on isegi, see on hea kruus. See on hea kruus. Nagu, kui ta oli karbis, siis ma võtsin, et ta on väike, aga see on normaalne. See on... Vaat siukseid käteliigutusi ei tohi teha. Ei. Rahu nüüd. Aga väga hea kruus tundub. Siit seest tõenäoliselt võib rõõmuga juua ka lauaviina. Ma arvan, et sellest saab minu põhiline kohvi joomise tass nüüd edaspidi, nii et arvestage, et tõenäoliselt näete seda ka striimides. Ma hetke... Nii, oot, kuda mul on siin üks pudelike. Nii, pange nüüd silmad kinni. Ma peidan ühe pudeli siia. Oleme jõudnud viimase ja kolmanda kingituse juurde. Kolmas luuletus. Millal söök tuleb? Kolmas luuletus, jah. See on klassika.
Käbi. See luuletus sai läbi. Ja tegelikult, no okei, no see oli natukene lühike, siis mul on tegelikult üks veel, eks ole? Üks on veel tegelikult. Üks on veel. Mina olen pisi, ära minult salmi küsi. No. No küll. No paneme kolmanda ka veel. Aga ma päris täpselt ei mäleta, kuidas see kolmas käis. Aga see oli umbes midagi sellist. See oli minu lapsepõlve luuletus, mida mina alati lugesin, kui ma olin väike. Aga ma ei mäleta täpselt enam, kuidas see käis, aga see oli midagi sellist. Meie Kiisul kriimus silmad, istus metsas kännu otsas, õpetas lapsi lugema. See, kes osand, aru saanud, see sai tukast sugeda, see, kes oskas aru sai, sellele ta tegi pai. No võt. Aga ma kahjuks ei mäleta, noh, see midagi sellist oli. Aga ma päris täpselt ei mäleta, nii et veel üks ja nüüd siis viimane, okei, no paneme neljanda ka. Paneme siis neljanda ka. Et mida mina olen teinud valimisteks, jah? Ei no, naised poliitikast maha, mustanahalised välja saata, Reformierakond rippu, sotsid pumppüssiga, tähendab segaärde panna ja pumppüssiga maha lasta. See oli viimane, rohkem ei ole. Et igatahes sellised ilusad luuletused teile jõuluõhtusse veel, et kes ei ole õppinud, siis saate vaadata seda striimi ja siis õppida selle pealt ja endale selgeks teha, kes veel ei ole jõudnud. Nii et pidage vastu ja olge tublid, eks ole. Aga kuidas me saame teha viimase kingituse lahti ilma, et me võtaks väikse, eks ole, kuidas ma ütlen, väikse külakosti või sooja, eks ole. Linnunoka täis. Pool on küll, eks ole. Pool on küll. Nii. No, läks natukene rohkem. Nii. Vana ja Tartu Pits ikkagi vapp rahva poole. Mis ma oskan öelda? Nagu ikka, nikkuge naisi, pange õlut, olge tublid, pidage vastu, edu teile kõigile, ilusaid jõule, head vana aasta lõppu, tehke lapsi ja muid ilusaid asju. Ma loodan, et te saate kõik, mida te olete soovinud ja Mida vittu, sa ei luba mul mitte midagi teha, sa ei armasta mind. Tule litsa, ei lähe mitte kuhugi, Sa ei luba mul mitte kuskile minna, sa ei luba mul mitte midagi. Kalkar pani veel 50 või? Shot. Aitäh sulle, peremees Kalkar, tõesti suur tänu. Ma arvan, et ainult rahu, Kalkar. Ma loodan, et sul on piisavalt raha, et sõpradele, naisele ja lastele ja ma ei tea, kes sul isegi kõik seal olla võivad. Et ka neile väike kingitus osta. Et proovi ikkagi endale ka midagi. Siin aastavahetus alles tulemas, et meil siin ikkagi läheb aega. Aga jaksid end suur tänu sulle ka, peremees. Palju õnne, peremees. Mr. Hovuls, Estonian Monkey, Karupoeg Puh, Adass, Ben and Jerry, Laura-Li, Ruul, Kristi, Sutaka, Crashis, Vaherpuu, Thunderstrike ja Spooky Boy. Palju õnne teile kõigile, te just saite endale suubi. Ma kujutan ette, et mõned teist said oma elu esimese suubi, nii et palju õnne. Olete kaotanud oma, kuidas ma nüüd ütlen, süütuse 100%. Aga palun.
nüüd aga viimane kingitus siis on sellises kaunis kotikeses ja mulle öeldi, et enne kui ma kotti avan, enne ma pean lugema ette kõik, mis siin kirjas on. Nii et selline ilus kaardike ja taga on kirjas juba, et muinasjutulist jõuluaega, nii et ossa, no nii. No siin on mulle kirjutatud terve, no ikka siin ütleme nii, et no siin ikka on. Siin ikka on kirjutatud, ütleme nii. Nii et hakkame nüüd kuskilt otsast siis lihtsalt veerima. Mis meil üle jääb? Mis meil üle jääb? Tere, Kristo! Tervitused. Tervitused Põhjanabalt. Jah, see on jälle sinu päkapikk, kes sind hoolega silmas peab. Pean ausalt tunnistama. Jõuluvana on sel aastal sinu käitumise üle siiralt üllatunud. Pahast poisist on saanud lausa Tartu linnapea. Loodame vaid, et Tartu saab peagi taas päriselt heade mõtete linnaks. Aga ära muretse. Jõuluvana on ikka lahke. Kuigi olgu öeldud, et tema kannatuse piir pole lõputu. Märkasin, et sul on lipp, aga seinal pole pilti sinust endast. Päkapikk aitab. Jalanõud läksid eelmisel aastal kahjuks valele saajale ja uusi pole sa veel ära teeninud. Riideid ka mitte. Neid on sul juba rohkem kui põhjapõtradel kõrvu. Jõuluvana mäletab sinu armastust vürtsi vastu ja tõi Vürtsimaalt midagi erilist. Ja lõpetuseks üks eriti soe tähelepanek. Kuulsin, et panid end kirja kodutute laste varjupaiga abimeheks. Loodan, et oled selle aastaga suutnud nendele lastele kas või natukene rõõmu tuua. Kus tead seda? Ega kus sa tead seda? Mida kuradit nagu? Ole tubli, Kristo, või vähemalt proovi seda järgmisel aastal, aga seni nagu ikka. Head suremist. Näeme jälle aasta pärast. Krutskäid täis poiss. Sinu armas päkapikk. Okei. Kuidagi väga morbiidseks läks see lõpp, aga võtan kõik asjad vastu. Nii, kott. Siin tundub olema mitte väga palju asju. Ühesõnaga siin kotis on niimoodi. Ma arvan, et me kõigepealt siin tõesti on üks pilt, aga ma ei alusta sellega. Ma arvan, et me lõpetame sellega. Siin on mingisugune japaneese. Ma vähemalt eeldan, et see on japaneese, sest minu meelest Hiina hieroglüüfid on natukene teistsugused, aga ma ei ole kindel. On ikka China ja product of China ikkagi. Nii et mind on petetud. Kuidas ma selle lahti saan üldse? Siin. Okay. Nii. Nagu krõbinaatorid, ühesõnaga selline kraam. No nii. Mul pole aimu ka, mis asi see on. Aga see on nagu mingi kana maitseaine, mingi chilliga. Ma vaatan, rice snack. Mingi riisisnäkk on see spicy hot. Aga see on nagu... No see on hea kraam, ma ütlen ausalt, mulle juba meeldib. See on juba siuke, see on hea chilline siuke, see on nagu paugukas, noh. See on hea kraam. Mulle meeldib. 553 kilokalorit.
Okei, mitte tilkagi rohkem. Igatahes ma tänan, seda ma rohkem enam süüa ei või. Nii. Aga peremees Kaimps. Suurt tänud sulle peremees ja palju õnne. Tiitsei, Tesüng, Terts, Mihkel, Sants, Mr. Holes, Estonian, Monkey, Karupoeg, Puh, Adass, Ben and Jerry. Joota, nüüd ma läksin natukene kaugele juba. Aga suurt tänud sulle peremees Kaimps 5 supsiku pupsiku eest. Aitäh sulle. Nii, järgmisena. Võtame selle. Shrimp flavored cracker. No nii, kelle oma see on? See on Korea Soulist. Otse Soulist. 496 kilokalorit 100 grammi kohta. See on päris hea, ma ütlen ausalt. Ma ei ole väga mingi shrimbi, mingi armastaja. Ma ei tea, nagu jätab suht külmaks, aga ta on hea, ta on nagu siuke. Esiteks ta on üli hea crispy. Siis samal ajal ta on nagu alguses, ta on nagu õrnalt magus. Siis kui seda nagu nii-öelda ära mälud, siis tuleb nagu väike kikk. On ju? Ja siis on see shrimbi mekk ka, on ju. Aga kilokalor on päris räige. 496 kilokalorit, see on ikka päris jõhker. Aga noh. Ei no üks veel. Ainult üks. Üks. See on hea kraam, see mulle meeldib. Aga noh, see kõigile võib-olla ei sobi sellepärast, et see oleneb nagu, et kui sa seda sööd, eks ole, et või noh, kuidas ma ütlen. See sobib sulle, kui siuke mingi fishy värk sulle nagu, noh, ei hakka vastu, ütleme nii. Et see maitseb nagu naine sealt altpoolt, ainult et natukene magusamalt ja lõpp on natukene spicy. Lihtsalt, kui tahate teada, kuidas mekib. Nüüd aga selline kraam. See nüüd on siis, mis asi siin? Devil Chips Super Spicy Flavor 200 grammi ja see on 480 kilokalorit. Ja see on hiinakas. Chinesium. No pakk on küll väga kõva nagu. Pakk on väga kõva. No nii. Hui! No see on mingi räme kraam juba, ma arvan. See on mingi räme kraam, ma arvan. Nagu, ma ei tea. See, milline see välja näeb, on juba veits imelik. Ta on nagu need ei ole nagu krõpsud, need on nagu mingisugused ruudud või mingid ristkülikud. Näe, vaat siin on veel näiteks. Näe, mingid ristkülikud lihtsalt. Ja nad ei näe välja nagu krõpsud, nad näevad välja nagu mingid, ma ei tea. Wheat flour 63%, corn flour, palm oil, sugar, cornstarch, salt, sesame, pepper powder, spice. Miau. No nii. Nii, ühesõnaga säänne kraam. Okei, ma pean paar tükki panema, et aru saada, kui chilline see on. Okei, see on nendest kolmest kõige chillisem.
see ei sobi vist või? $480 kilokalorit. Ma ütlen ausalt, ta on kõige chillisem neist. Aga kui ma peaks neid panema mingisuguse, nagu see on ikkagi julgelt tummisem nagu chilli mõistes võrreldes teistega. Aga ta ei ole nagu mingi räme asi nagu. Aga kui ma peaks, ma pean võib-olla ühe korra veel seda proovima. Et mäletan, ma muidu ei mäleta, milline see on. Okei. Kui ma peaks panema, siis ma paneks selle kõige kehvemaks neist kolmest. Teiseks ma paneks selle lihtsalt maitse pärast. Chili on ülihea. Nagu see nagu lööb. Põmm! Aga see shrimbikas on kõige parem. Nagu selle mekk on kõige parem. Aga noh, sellel on kõige räigem kilo... ei ole kõige räigem. 496. Sellel on kusjuures kõige räigem kilokalor. Ja see on mingi riisisnäkk või? Jah, raissnäkk. Et no, aga see on tõesti, see on tõesti hea. Aga juhul, kui sulle meeldib siuke kala lõhn või mekk. Nii. Kuuled kõuts või? Pane minema. Karvad. Nii. Ja viimane asi. Tühi. Ma juba näen, noh, siin on näha. Siin on näha, et keegi on siin vaeva näinud. Ma ütlen nii. Siin keegi on vaeva näinud. Nii. Ma näitan kohe teile, ma ei hakka ise vaatamagi. Kuigi ma ise ei ole näinud, aga ma näitan kohe teile ja siis vaatan pärast ise. Kuule, mis sa teed? Nii. No nii. Okei, noh. See pole isegi minu näoga ju. Või on või? No okei, no veits on. Natukene. Mis see MP tähendab? Munni plaksutaja. Okei, no selge teiega ausalt. Teiega ei saa ikka normaalset asja teha. No natukene viskab küll tegelikult, kui ma vaatan nagu. Muidugi päriselus ma olen ilusam. Ma päriselus olen ikkagi kõvasti ilusam, aga natukene nagu viskab küll. Ja ma ei tea, kas Imortike pani tähele, aga näe, Imortike, su see on ka siinpool. Vapp, eks ole.
nii või? nii on hea küll või? hakkab nagu lubama juba. Kassil on ka ülihea prelt. suur tänu minu päkapikkudele, et te mind olete meeles pidanud ja et te hoolite ja et te majandate ja viitsite tegeleda selliste asjadega. Sest kui teid ei oleks, siis ma usun, et vaatajatel ja meil kõigil terve, kuidas ma nüüd ütlen, on ju, vaatajaskonna või kommuunina oleks palju igavam või tegevusetum, nii et just tänu teile on meil rohkem, mida teha, vaadata ja mida koos nautida. Ja no, kellele siis kingitused ei meeldiks, on ju? Minule küll meeldivad, ma ütlen ausalt. Mul on hea meel, mul on väga paljud asjad üle hea meel. Võib-olla, ma ütlen ausalt, võib-olla mul ei ole hea meel toidu üle lihtsalt sellepärast, et ma tunnen ennast kogu aeg süüdi, kui ma söön neid asju näiteks. Noh, nüüd mul on need krõpsud siin lahti, on ju, ma söön siin 2 krõpsu ja siis ma tunnen ennast jälle süüdi, et miks ma seda tegin. Ja ma just jälle sõin mingi 100 kilokalorit ja nüüd mul on jälle tuju paha. Ja noh, kummikommid ka, kuigi need mulle äärmiselt maitsevad, siis samal ajal ma tunnen ennast süüdi, kui ma neid söön, on ju. Aga no kuule, esiteks see lips, on ju. Te ikka nägite lipsu? No, see on Eesti Vabariigi lips, eks ole. See on nii ilus lips, noh. Ma ei hakka valetama, see on üks mu lemmikasju. See lipp on ka üks mu lemmikasju, siis no kuulge, see väga äge. On mingisugune äge. Noh, ütleme nii, et see on nagu, see on veel väike, on ju. Et kunagi me tellime ikka sellise suure, eks ole. Niimoodi, et terve tuba on täis, on ju. Eesti Vabariigi terviseks, Nikuga naisipanga õlut ja häid jõule. Väga hea. Juba läks kergemini. Juba tundsin, et läks kergemini. 6-7. 6-7.